Tänu hooldeautojuhtidele on meil alati võimalik punktist A punkti B jõuda turvaliselt. Täna täname me neid selle eest ja parimad neist saavad autasustatud. Te olete Eesti parim hooldeautojuht. Kuidas saada parimaks? Lihtsalt aastatepikkune kogemus, harjutamine, erinevad olukorrad, nii liikluses kui teehoolduses. Töö tegemine pikkade aastate jooksul. Jah, just öelda, eks ta on selle töö tulemus, mis on tehtud. Kas vaja on palju harjutada või piisab loomulikust talendist? Pigem mõlemat on vaja, nii harjutamist kui ka loomulikku annet. Kui pikalt te võistlusteks treenisite? Mõned päevad võib-olla siin enne seda. Ütleme, et eile õhtul proovisin ühte ainukest harjutust. Et see oli ka kõik. Kas koht tuli ka üllatusena? Ikka tuli. Teatud määral küll, sest suhteliselt viimasel minutil mulle öeldi, et tuleb ka siia ja nii ta läks. Natuke küll, jah. Mis oli kõige raskem osa? Kindlasti esisahaga see täpsus seisma jäämine ringi keskele. No ikka need täpsel ja siis seinasõit olid natuke siuksed, kus ma ka eksisin muidugi. Aga teised nii väga hullu ei olnud. Ma arvan, et see viimane punkt, see ring ikka, jah. Kuna seal ma eksisin ainult 1,5 sentimeetriga, siis see sai nagu, jah. Kas järgmisel aastal juba esikoht? No arenguruumi on, jah, kindlasti kui kolmas. Ma arvan, et ma annan võimaluse teistele proovida. Kui palju see võistlus teie igapäevatööga ühtib? Ütleme, et mõningad asjad ikka ühtivad, jah. Et ikka on vaja sellist täpsust ka, jah. Teatud määral päris ümber tünni ei sõida küll töö käigus, aga ikka jah. Mis on teil teistele soovituseks? Kuidas saada parimaks? Teha täpselt nii, nagu mina tegin.